Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid Matšpallisaate kuulajad, on novembri lõpp on käes aga tennise hooaeg selles mõttes Eestis ei ole peatunud, nii et tennis ei peatu vist õigemini kunagi, et saab harjutada tennist endiselt sisehallides. On siis Matšpall tulnud seekord otse objektile, põllule, nagu öeldakse. Oleme tulnud külla treener Märt Kivirehule Tallinki tennisekeskusesse, aga oleme Tallinki tennisekeskuses, Tenniseliidu ruumides, köögis peale meie inimesi pole, taamal aknast paistavad treenivad lapsed ja treenivatest lastest meil suuresti juttu tuleb, sest treener Märt Kivirehk võitis tennisekaalal mõned nädalad tagasi toimunud Eesti Tenniseliidu hooaja lõpetamisel aasta lastetreeneri tiitli. Palju õnne! Tere kõigepealt, aitäh! Palju õnne sulle ka! Palju õnne mulle ka, võitsin ka väikse auhinna. On see sulle esmakordne? See on esmakordne. Sa said teada 2 päeva varem, et sind on üldse nomineeritud ja sa ikka teada, et oled võitnud? Ja ma sain teada, et ma võitsin. Kuidas see sind tundma pani? Mis emotsioonid sind valdasid? Kes sulle seda ütles üldse? Helistas Tenniseliit, Jere, ja ütles mulle, et Märta seda väga oodatud. Kas öeldi põhjus ka, miks sa oled oodatud? Või? Jah, öeldi kohe ära. Jah. Et teised inimesed said seal koha peal teada, et sulle see auhind kuuldub, aga mõjus hästi, ma kujutan ette. Muidugi, kindlasti, ja tunnen. Mis sa arvad, kes sind võis sinna esitada ja miks sa arvad, miks sulle see auhind tuli? Pole aimuga. Ja ma ei tea, kuidas see protseduur täpselt toimib. Ja nagu ma enne mainisin, et minu arust saaks võita see aasta Taavi Tuisk, kelle on väga andeks õpilane, Kira Paškov, kellega ta teinud väga tööd. Aga sa oled ka teinud, järelikult oled paremat tööd teinud. No, jah. Räägi, Märt, kaua sa oled, hakkame täiesti algusest pihta, kaua sa oled tennisetreener olnud? Ma olen tennisetreener olnud umbes täpselt 23 aastat. Umbes täpselt 23 aastat. Mis asjaoludel sa hakkasid tennistreeneriks? Ütleme nii ausalt, et ma lõpetasin tennise mängimise 18-aastaselt ja viskasin reketi nurka. Miks? Lihtsalt tüütas ära. Ei tahtnud tennisest midagi kuulda, midagi näha, lihtsalt tüütas ära. Käisid trennis, võistlustel, ühel hetkel tuli? Ja lihtsalt kuidagi mingit väljundit ei olnud. Mootsas keeles kopp ette? Kopp ette, siis on niisugused nagu Tennis Europe'id, ITF-id, et ütleme, ei olnud finantsilise võimalusi ja Ja siis ütleme, ma 2 aastat õppisin EBS-is ärijuhtimist. Ja see helistas mul sõber Ameerikast, et Märt, et kas sa tahad tulla Ameerikasse õppima ja tennist mängima ülikooli eest. No ma ütlesin loomulikult. Ja läksid Ameerikasse? Ja siis mul tekkis uuesti see armastus tennise vastu. Kus Ameerikas olid siis? Ma olin Californias väike linn Fresno. Fresno University on ju kuulus ma olin kolledžis. Kolledžis? Jah. Mul oli võimalus ka sinna pärast minna selle kõvemasse kooli, aga ma tulin Eestisse tagasi. Kõvema kool on siis see, mis on tuntud? Jah, see Johannes Seeman ja käis seal vist oli ka. Ja siis tuht tuli uuesti peale? Tuht tuli uuesti peale, jah. Ma sain aru ikkagi, et sport on see, mis mul meeldib teha. Seal sa siis leidsid enda jaoks tennisemängu, aga kus sa leidsid selle, kuskil peab ka klikk käima, et ma tahan nüüd treeneriks saada? Ma arvan, mul on see kogu olnud verjas. Aga siis mul oli esimene koht, kus ma tööle läksin, oli Alo-Jõesalu tennisekool. Seal mul nagu tekkis mul tekkis kohe päris andekad õpilased. Et mu esimesed õpilased olid niimoodi, et ma olin pool aasta pärast juba seal Eesti top 10. Ja mul vedas. Ma sain kohe selle, hakata võistlustel käima, välismaal käima, et see see meeldis mulle. 23 aastat tagasi see pidi olema siis 90. lõpp? Ma olin et praegu ma 45, 22-23. Seal, umbes nii, jah. Te kolledži lõpetasid? Ei lõpetanud, ma olin ainult aasta aega seal. Et mulle ütleme, et Ameerikas on tore käia, aga elada mul ei meeldi seal. Miks? Lihtsalt. Kõik see on kuidagi nii pealiskaudne ja... Võlts natukene? Jah, kuidagi, jah. Tulid tagasi ja kohe Alo-Jõesalu tennisekooli? Jah, helistasin Alole, küsin, kas tal mulle tööd pakkuda, on ja
ja nii see hakkas pihta. Ja Alot tundsid juba varasemast? Jaa, muidugi, eks on kõik tenniseringkonnast olnud kõik 11. Ja oli Alol anda siis kohe grupid ka või? Oli küll, jah. Kui vanad? Oligi, algusel oli erinevas vanuses kõik, ütleme 4 aastast kuni 18. Seinast seina. Ja said sa kohe aru, et see on sinu kutsumus, sinu töö või see võttis mõned aastad? Ei, see hakkas kohe väga meeldima. Tähtis on, et see kirg endal sees on, et ega muidu... Mulle ütleb, mul sport meeldib, kõik need emotsioonid, mis sellega kaasas käivad, kaotused, võidud, et see nagu, mulle meeldib see. Ja nüüd on siis 23 aastat mööda läinud, oled sa juurelnud ka, et kuidagi 23 aastat on ikkagi päris pikk aeg, oled sa mõelnud tagasi ja hekseldanud helgemaid aegu, paremaid õpilasi? Miks ikka, eks ütleme, see tee on, see on niisugune kolgata tee olnud. Et mul vahepeal, ütleme siin 10 aastat tagasi, siis ma tõmbasin öelda, kuidas juhtmed seinast välja, ütleme, reisisin aasta aega maailmas ringi, lihtsalt samamoodi nagu tüütus ära. Räket oli kaasas? Ei. Aga ei olnud. Aga tulid jälle tagasi? Jah. Kas suure minuga. Kas see tagasitulek oli ka seotud mingi kohusetundega, et sul on ikkagi, et sa tead, et sa oskad lapsi tennis panna mängima ja Eestis on lapsi... Ei, absoluutselt, mul tekkis see tunne, et mul tekkis sellise igatsus selle spordi vastu. Ja selle kõik see protsess, mis siin käib, õpetamised ja kõik, igatsus tekkis jälle. Ma küsin sellist asja, sa oled ikkagi väga tuntud kui lastetreener ja sa treenidki peamiselt lapsi. Sul pole nende 23 aasta jooksul mõttes, et vahetaks selles mõttes valdkonda, et hakkas treenima mingit võistlussportlast tippu? Eks see plaan on mul kogu olnud, et võistlussportlast tippu, mis sa selle mõtled täpselt? Ei, täiskasvanud inimest. No vaata, sa mõtled nagu profisport. Jah. No ütleme, et ega see lastetennis ja profisport, see on nagu ikkagi nagu öö ja päev, on ju. Et sinna, ütleme, niisama ei saa, sinna pead jõudma. Et üks alati on ikka unistus iga, ütleme, õpilased, kes mul on, et ütleme, järsku ma temaga jõuan kuskil, Wimbledoni või ikka niimoodi unistama peab. Aga kuidas see käib? Lastetreener mingil hetkel siis võtab vastu otsus, et annab lapse kellegi teisele üle või? Sellist juhtumeid no on? Ikka on, eks seal erinevatel põhjustel on. Mõnikord tunned, et lihtsalt kuidagi sein on ette tulnud, lihtsalt ütleme, nii minu poolt kui tema poolt, ütleme, lihtsalt see kommunikatsioon enam ei toimi. Mõnikord lihtsalt tulevad paremad lapsed tagant järgi, lihtsalt näed potentsiaali rohkem. Kas ideaalmudel on see, et üks treener lapsest saati viibki tippu välja ja natukene aega siis ikkagi tipus ka kaasas? No see on niisugune muinasjutt. Muinasjutt, jah? Võiks nii olla, jah. Ometi me Eestist vähemalt ühte teame, aga see on niisugune 1 miljonist. Miks on lapsi põnev, hea treenida? Mis tunneb, mis see sulle tagasi annab? No hea küsimus. Ma arvan, ütleme niisugune see vahetu emotsioon, mis sa sealt saad, või tagasiside. Et kui on hästi, siis on hästi. Kui on halvasti, siis on halvasti, et sa saad koheselt sellest aru ära. Et lapsed, nagu ütleme, ei oska lolli mängida. Emotsioone varjata äkki? Jah, täpselt nii. Et see mulle meeldib. On see vahel väsitav ka? Nad on ikka päris energilised. Juba väsitab. Lähed koju, oledki kohe füüsiliselt väsinud. No ütleme, kui on hästi, siis on jube emotsioon. Et see on nagu eufooria. Jälle teistpidi on jälle... Kui on halvasti? Siis on halvasti. Milline emotsioon siis on? No ei ole hea emotsioon. No seda emotsiooni kahjuks nagu esineb rohkem. Aga nagu see hea, ütleme, need momendid, mis tekivad, ükskõik, kas ütleme, treeni sulle õnnestub või see, ütleme, võistlustulemused või see kaalub, ütleme, see hetk õnnetunne, see kaalub üle selle halva tunde. Kui võit tuleb? Kui võit tuleb või midagi, ütleme... Turniiri võit? Jah, turniiri võit, ütleme, areng toimub täpselt nii, nagu sa soovid või tahaks või selles mõttes. Mis sa tunned, mis sel aastal kohe eriti hästi läks, sest midagi pidi minema, et see auhind sulle ikkagi tuli? No ma ausalt, ma ei tea, mille eest see tuli. Mul on
mul see aasta tuli 2 Eesti meistrit, mul on siiamaani kokku on 14 Eesti meistrit. Võid nimetada ka, kes need olid? See aasta tuli Andres Kuum esmakordselt ja see oli Maria Johanna Lapimaa, tema tuli teistkordselt. Mõlemad said ju ka auhinnad. Mõlemad seda auhinnad ka. Võin kontrollida, aga Andres Kuum, poisid 12, poisid 12 Maria olid tüdrukud 14. Ja Lapimaa 14. Miks Lapimaad ei juhenda Lapimaa? Sa mõtled ta vanaisa või? Vanaema. Või vanaisa? Või vanaisa. Villem. Jah. Eks ma olen ka tal sugulane. Tõsi ka? Jah, et tema, Villem Lapimaa legendaarne tennisekuju, tema on minu onu. See fakt oleks tulnud mul ennem saadet välja uurida, pean tunnistama, jäi tegemata. Jah, tänu temale saime tennise pisiku külge. Räägi see lugu ka, kuidas tänu temale? Ma ei mäleta seda. Seda ma tõesti ei mäleta. Tagantjärele on sulle räägitud sellest? Ei, ma lihtsalt ütleme, et hakkasin kuidagi tenniseväljakutel aega veetma. Et tema naine Leena oli ka väga kõva tennisemängijad, oli treener, et siis ma seal kuidagi väljakute kõrval olin. Ja poeg on nüüd tagasi Eestis? Jah, Uno, jah. Ja. Isiklikult käisin tenniseajakirja jaoks Uno Lapimaa ja tema serblannas kaasaga lugu tegemas, soovitan inimestel välja otsida, see oli väga südamlik lugu. Aga tulles nüüd tagasi selle aasta juurde, mis emotsioone sul pakkusid need 2 meistritiitlit? Kuidas sa need, on seda võimalik kirjeldada? Või miks nemad on just oma vanuseklassis head? Võtame siis niipidi. Ütleme niimoodi, et väga suuri emotsioone see tekitanud. Et ma mäletan, kui ma alustasin, ütleme, tennisetreeneri karjäärina, siis ütleme, iga võit pakkus väga suurt rahulolu. Võitsid Eestist kuskil GP, oli super. Et nüüd on kuidagi... No eks iga emotsiooniga harjub. Jah, vaatad natukene pikemas plaanis, et tahaks, ütleme, kes on tore küll, et võidavad. Aga tähtis siin on, eriti ütled selle Maria, tähtis on vaadata ikka kõvasti ettepoole. Et nüüd ütleme, Eestis ütleme, minu vaatepinktis on hästi oluline see, et kuidas sa võidad, mitte see, et sa võidad. Et see, mis me trennis harjutame või millel tähelepanu pöörame, et seda võistlusmängus ka teeks olukordades. Et ta pärjaks ka, ütleme, rahvusvahelisel areenil. Et võit on hea emotsioon küll, aga kuidagi tuleb tagada, et ei tekiks rahulolu, eks? Rahulolu, et ütleme, oleks kogu aeg ütleme see areng, et sa ütleme, et see neid, ütleme, neid andekaid, ütleme, tüdrukuid ja poisse on siin nähtud küll ja küll, kes on jäänud, ütleme, lihtsalt toppama oma arengus. Lihtsalt teatud hetkel jooksvad piirid ette, ongi kõik. Aga kui võtta konkreetselt need kaks sportlast, me ei peaks detailidesse minema, aga neid vaadetles neid 2 kokku, siis mis need selles vanuses hetkel need arengusuunad peaksid olema? U12 ja U14, et mida nüüd peaks tegema, et see areng toppama jääks? Hea küsimus. See on väga küsimus, see on $1 miljoni küsimus. Et see sõltub, ütleme, paljuski lastest endast. Kas nad usuvad seda, mida treener räägib, et see on õige, mis sest, et näiteks see toob, ütleme, et mingis perioodis toob kaasa, ütleme, kaotusi. Ütleme, näiteks mäng muuta natuke agressiivsemaks või mis toob kaasa paratamatult, ütleme, vigu või et kas sa suudad neid, ütleme, alla neelata. Igadega leppida. Ütleme, ma neid näiteid näinud, ütleme, niivõrd palju. Kes ei suudagi? Ütleme, näiteks tüdrukud 14, kunagi oli hästi hea punt. Oli Sofia Tšeklistova, Lissi Kubre, Karol Plak, Katrin Saar, kõik oli Euroopas top 20 mängijad. Võitsid seal Emma Radukanut, Laara Taussarit, rahulikult, olid nagu kliendid. Mis seal alati niimoodi räägitakse? Ei oli, ja siis ütleme, 2 aastaga asjad muutuvad niivõrd kiirelt. No õnneks ei ole need nimed, kes sa just nimetasid tennise jaoks Eestist ära kandunud, et selles mõttes küll, jah. Tennise pisik on neil endiselt kõva. Ja, siin poisse need igased näited tuua, ütleme, need näited on. Lähme vaatame korraks jälle nagu laiema pilti, et kui sa üldse vaatad Eestit ja Eesti tennist, Eesti noorte tennist, kuidas me paistame välja võrreldes
või kellega me üldse peaksime võrdlema? Kuidas me paistame välja ütleme Baltimaades, siin Põhjamaade regioonis, et oma riigi väiksust, oma võimaluste väiksust arvestades või kas me üldse peame enam rääkima võimaluste väiksusest, vaadates, kui paljud lapsed mängivad tennist? Ma arvan, me ei pea kedagi häbenema, ütleme selles mõttes, et väljakuid on, siin tuttavad treenerid välismalt on külla tulnud, jalutavad ringi, hoiavad peas kinni, et mis siin toimub. Et lii palju? Kõik need baasid, mis need on, et kõik nii uhked ja ütleme, võimalus on tõesti palju. Et miinus on muidugi see, et see on nii kallis. Et see on tõesti kallis, mis need väljaku hinnad on, see on, ma ei tea, Euroopas on võib-olla paar riiki, kus on kallimad. Ongi nii? Ongi nii, jah. Aga mis meist teeb kallima kui Läti, Leedu, Soome? On seal mingid põhjust taga? Lihtsalt ärimudel on selline? Jah, ma ei oska seda kommenteerida. Fakt on see, et väljaku hinnad on, ütleme, kõrgemad. Aga ütleme, ma võin öelda siin, et Tallinki tennisekeskus, ütleme, kes on sportlased, neil on tehtud soodustused ja ütleme, et Tenniseliit midagi toetab. Tennisekeskus, ütleme, et selles mõttes on okei. Aga kui ongi nii, et kui olete Lätis käinud, Leedus käinud, seal on näha, et hinnad on madalamad? Tavaline selle ka või? Mis ma viimati käisin Lätis, sõltub baasidest on, ütleme, et viimati Riias olin, mängisin õhtuti, oli 20 eurot oli tund. Ja, praegult siin mängid õhtul 50, suur vahe. Et kui selle... Okei, seal on ka baase, kus on, ütleme, kallimal ja Leedus on ka, ütleme, et on, kus tippajal on 60 eurot tund. Aga Kas sellist tunnet on, et nagu väheks ei pall, et väljakud on nii täis, et ei saa enam aegagi? Ma tea, kunagi see Tallink oli see mõttes oli hea, et alati said mängida ükskõik mis kellajal. Nüüd on siin ka täitsa täis kõik. Mul harrastajatel nipp õhtul viimased ajad ja vahel ka hommikul esimesed. Ja, täpselt mängi, mis väljakul tahad. Ja. Aga praegust on täituvus siin päris hea. Kas meil on mingid muresid ka Eesti lastetenises? Üleminekul kuskil vanusaklassi? Kindlasti on, ütleme, et esiteks, et mängijad on nii vähe. Ütleme, sa ei ela, ütleme, suur vahe, kas sa mängid tennist, mängid Eestis või oled seal kuskil, ma ei tea, Kesk-Euroopas seal, oled seal, ma ei tea, Sloveenias, Slovakkias või Tšehhis või sa oled kogu aeg selle melu keskel on. Näiteks ma võtan Barcelona piirkonnas võib olla 3 korda rohkem lapsi kui Eesti lastetennis kokku, eks? Sa lihtsalt, ütleme, käid ja näed, et sa oled keskkonnas sees. Sa näed parimaid ja et siin sa lihtsalt mängid, siin on niisugused, just oli Sloveenia üks treener, kes külas, vaatasime huvi pärast näiteks, Sloveenias palju seal inimesi natuke rohkem kui siin. Vaatasime näiteks Poosik 12, seal oli edetabelis üle 300 mängija. Siin oli, ma ei tea, ma ei mäleta täpselt, mis oli 50 võib-olla. See on päris suur vahe. 350. Jah, et see on ikkagi kallis sport on ju, kui see laps vanem valib on ju, kuhu trenni viia on ju, jalgpall maksab sul 50 eurot on ju kuus. Kulli kuus, jah. Siin on 300 või mis iganes, see on päris palju. Sa arvad, et kui meil hinnad, väljakute hinnad natuke langetaks, meil tekiks nende laste baas laieneks? Ma arvan küll, kui see muutuks natuke odavamaks. Aga see vist ei ole võimalik. Tennis on igal pool maailmas kallis. Jaa, absoluutselt. Et seal ütleme, et välismaa on sul väljakud võib odavamad, aga treenerid hinnad on kõrgemad. Ta on ikkagi maine juures kui elitaarne spordiala peale golfina. Jah, see võib midagi teha. On spordialad, mis on kallid. Aga ütleme, kas Eestis on võimalik mitte jõukast perest, ütleme sellised keskklass või natuke isegi alla, on võimalik avastada mingi tennisetalent või on see juba eost sisse kirjutatud, et nende seast nad ei lähegi tennist mängima? Ei, seda ma ei usu. See raha ta selles mõttes küll jääg on, ütleme, supertalent, et see ei ole nagu, päris motosport, kus sulle vaja, ütleme, miljoneid on, jah. Et siin küll raha ta ei jää. Võib-olla lihtsalt see esmane otsus, kas vanem toob ta trenni või mitte, see nagu... See sõltub natuke päris palju rahast. Jaa, selles mõttes küll, aga ütleme, et kui andekas laps on, ütleme, et küll siis leiab toetajaid. Kas tasuta väljakud oleks mingi lahendus? Need kogukonna väljakud, me teame, näiteks Pirita Kosel on siin saavad lapsed näiteks, kes on võistlussportlased, saavad tasuta mängida. Aga et võistlussportlaseks saada, pead sa kõik trennid olema. Selles mõttes küll, eks see on ka
suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga kuidas Eesti tennis tervikuna tundub, kui me võtame need 2 tippu, paneme ka siia poti juurde, et siis on nagu, kas me saame seda tippu ja baasi lahutada või tegelikult need tipud on ju ka Eestis sündinud ja kasvanud, nad ei ole kuskil USA-st tulnud ja Eesti passi võtnud, nad on ikkagi Eesti tipud, et selles vaates tundub Eesti tennis natukene nagu muinasjutuline. On, väga hea on. Ütleme siin tulemas noori, et huvitav vaadata, mis ennast saab siin, ütleme, tüdrukud 12 on siin päris palju andekaid noori ja on andekaid lapsi. Me muuseas salestame seda saadet päeval, mil Eesti Päevalehes ilmus mõjukate erileht, eri LP. Anett Kontaveit platseerus selles mõjukate edetabelis, seal on oma süsteem, kuidas see tekkis ja oma hääletussüsteem, platseerus 25. kohale, Kaia Kanepi 56. kohale, kirjutasin neist ühise loo, sest minu arust tänavu eriti ei saa vaadata Anetti ilma Kaiata ja Kaiat ilma Anetita, seda enam, et nad said Tallinna Openil poolfinaalis omavahel kokku. Mis ma tahtsin küsida on see, kui palju sa näed, et Kaia ja Aneti edu innustab tänaseid lapsi? Väga palju. Nad on niivõrd palju Eesti tennisele andnud. Kõik selle populaarsusele ja see on jah. Kunagi ütleme, kui Saksamaal olid seal Steffi Graf ja Boris Becker mängisid, siis kui seal ehitati tennisalle ja umbes iga teine inimene käis reket õlal ringi. Et see paratamatult, ütleme, nende kogu aeg see pildis on ja et see on nagu hästi palju aidanud Eesti tennist. Kas sa kuuled, et lapsed räägivad omavahel Kaiast ja Anetist? Ikka. Mis nad räägivad? No, saladus. Et, kes on Kaia poolt, kes on Aneti poolt, kes... Kummale poole? 50-50. Täiesti. Ütleme ka lugeja numbrid, täiesti 50-50. Ma ei suuda otsustada, kumb on populaarsem. Laste puhul eks võib-olla, mis nende vanemad arvad. Mis ongi tegelikult oluline, et me tegelikult ei tohiks neid vast võrrelda nii väga. Mõtet asi. Mõlemad on super ja. Aga kas nad omavahel platsil mängides nagu etendavad Kaia ja Aneti rolli, tahavad nad olla, kui sa jalgpallurina, poisikesena hoovi vahel silkasid, siis sa ikka olid, ma ei tea, Messi või Pele või keegi sa olid. Aga kas nad mängivad, et nad on Kaia ja Anet? Kahjuks küll, jah. Kahjuks, jah. Selles mõttes, et ütleme, kui nad käisid seda poolfinaali vaatamas, siis ütleme, peale seda nädal aega ühtegi palli väljakas ei olnud. Proovisid kogu aeg samamoodi kõvasti lüüa. Ongi nii? No jah, ikka jah. Seda on vägev kuulata. No jah. Aga selles mõttes sinu jaoks kahjuks, et nad ei teinud seda, mida sina ütlesid. Täpselt nii. Proovisid asju, milleks nad suutelised pole. Me spekuleerime, kui Kaia peaks karjääri lõpetama, mis ei pruugigi olla nii kaugel, et kui suur kaotus see Eesti tennisel oleks? Ikka on. Aga samas tema lugu jääb. Lugu jääb. Ja loodetavasti ka tema ise jääb tennise juurde. Jah, seda küll, jah. Kas meil paistab, Aneti karjääri lõpuni loomulikult palju aega, kas meil paistab, et meil võiks olla nii-öelda mängija, mees või naine, kellele see teatepulk üle anda, kes võiks olla hetkel võimeline 5-10 aasta perspektiivis tegema suure läbimurde? Ma hakkasin nimesid nimetama, aga loodan küll, jah. Me teame meestest vast ühte nime. Seda küll, jah. Aga naistest on räägitud just sellest samast Kiirast. See on liiga vara vist. No see on vara, jah. Panna sellist koormat pähe. Et see on nagu, jah. Asjad muutuvad väga kiirelt. Nii paremuse kui olemuse suunas. Just see ongi see, et me võime need mängijad siin praegu kas või 2 käe sõrmedel ju üles lugeda, kellel oleks talenti ja võimekus seda teha, aga midagi väga paljut ja suurt peaks ikka kokku langema, et selline edulugu, ütleme imelugu ikkagi. No see on ütleme niimoodi, et selles vanuses neid imelapsi on nagu, ütleme, nähtud küll ja küll. Mis käisin, olin mõned aastad tagasi Austraalia Openil, vaatasin huvi pärast, kes on seal võitnud selle noorte Grand Slamme või kes sinna jõudnud poolfinaalidest, ütleme, et väga vähe nimesid tead. Naistest võib-olla rohkem, aga Aga samas võitjad on ikkagi tuntud? No mitte kõik. Nii ja ütleme, et Kui nüüd mõelda, kuidas nad on sellest nii-öelda müürist läbi murdnud, siis kas seal on mingi
mängija enda iseloomu omadus peab seal olema kokku langenud, õiged treeneri valikud, õige keskkond. Mis see kõige tähtsam on? See ei olegi niisugust, see on kombo kõigist. Õnne peab olema, õnnefaktor. Õnn selles mõttes, et satud õigetele turniiridele või õigete inimestega kokku? Õigete inimestega kokku ja need see on hästi suur, et ei tehta nagu rumalaid otsuseid. Kas sa tunned, et tänased lapsed tahavad saada suureks võistlussportlaseks, mängida Eurospordi eetris Serena Williamsiga, nad ei mängi võib-olla pigem Serena Williamsi lapsega. Eks need kõik väiksed lapsed unistavad. Kas püüad neid kuidagi maa peale tuua või see ei olegi vajalik, et neid maa peale tuua? Las nad unistavad, jah? Muidugi. Sest kõik on nii teinud? Absoluutselt. Kas sina lapsena unistasid? Loomulikult. 90-tel oli siuke unistus võimalik? Okei, ma ei unistanud niisugust asjadest, aga ma alati kujutasin ennast ette mängimas seal, kuidas seal Agassi mängis või mis iganes Piet Sampras või Boris Becker proovisid seal serve, niimoodi oli ju ikka kogu aeg olid seal järjes fantaasia maailmas ja seal mängisid selle. Oli sul oma lemmik tollel? Mul on meeldinud Andre Agassi. Miks? Ma ei tea, ta oli lihtsalt niisugune värviline kuju. Torkas silma, mul meeldis ta mängustiil, kuidas ta seal mängis. Aga Eestist, kes siis Andres Võsand oli vist? Andres Võsand oli, jah. Ta jõudis seal French Open ja jõudis 32 hulka vist. Kuidas tema tulemusi jälgiti üldse tollal? Ega telekast ei näinud? Aga ei olnud absoluutselt. Veel vähem ma ei hakka mingitest striimidest rääkima. Ainuke asi oligi, et vaatasid seal Soome televisioonist, vaatasid, nägid Wimbledoni. Aga lehtedes tulemused ilmusid? No midagi oli, jah. Aga kui Võsand Eestis mängis, siis olid ka puuotsas karjusid Eesti Eesti? Seal Kadriorus oli, kui ta... Sa olid puuotsas või? Ma olin tribüüni peal sain. Kuidas said? Ma ei mäleta. Läbi onu, ma arvan. Aga muidu oleksid valmis ronima puuotsaga? Absoluutselt. Siis oli igasugune spordisündmus oli nii suur asi. Ja, no mis iganes oli jalgpallivõistlus seal, igal pool käisid vaatamas ja elasidki spordi sees. Kas asi on nüüd selles, et see meedia ja ülekanded tapavad mingil määral koha peal käimist või? Jah, tihti viitsita minna. Ongi nii? Aga tunnete enda? Mina kaasa arvatud. Aga mingid spordialased käid veel vaatamas? See mõte koha peal? Jah. Jalgpalli ikka käin vaatamas, ütleme korvpalli. Mitte väga palju. Ma nüüd vaadan nii palju, et... Võib öelda, et sa ei ole mitte ainult tennisul, vaid üldse ka spordi? Mulle meeldib sport, jah. Praegust ütleme minu jaoks nagu pidupäev, kõik see 6 aega, kui toimub see jalgpalli MM. No mõnes mõttes mina ütlen seda, et töö sögab jalgpalli vaatamist. Täpselt sul täpselt sama, jah? On küll, jah. No ikka jalgpalli segab tööd ka. Et selles mõttes suvel oli kihvtim. Aga nii on ka natukene huvitav. Jah, muidugi. Siuke teistmoodi. Aga me ei ole ikkagi jalgpalli podcast, me oleme tennise podcast. Palju sul praegu lapsi on, keda sa treenid? Tead sa selle numbrit peast ka või? Ütleme grupitreenides, kus ma annan tunde koos Aivo Ajasalu, Märten Tamlaga, on meil kuskil 30 last. Ja eraviisiliselt on mul kuskil 10-15 last, kellega ma eratreenid on eraldi. 10-15 ja 30 last. Kui suur su koormus siis on? Või nagu, kui sa, on see selline 9-5 tööpäev, 9 reeden või on see vähem, rohkem? See ei ole nagu, ütleme, kivisse raiutada, et see on nagu, kõik on, ütleme, võistlussportlased. Et see on vastavalt sellele, kuidas need võistlusgraafikud on, kes on siin, kes on ära, et see on kõik on niisugune muutuv. Aga loed sa üldse töötunde? Ma pole homme nagu lugenud. See lihtsalt, et nagu kiirabitöötajana. Aga mis arvad, on seda rohkem kui tavaline kontoritöötaja 9-5 teeb? Kui sa hakkaksid lugema? Tunnetuslikult, noh? No, ma arvan umbes sama. No ütlem, kui paned nüüd veel tunnid juurde, mis sa mõtled väljaspool platsi nende laste peale või siis kindlasti rohkem. Kas tööd tuleb selles mõttes koju kaasa, et mingid mõtted ja asjad tulevad ka koju seoses laste treenimisega? Loomulikult. Kas see on hea või halb? No see käib selle töö juurde. Ma arvan, kui sa tahad seda hästi teha. Et see ei ole, et kui sa paned siin Tallinkist ukse kinni ja kõik. Et see on nagu non-stop. Aga mis mõtted tulevad kaasa? Kui sa mõtled viimastele mõtetele, et mis kategoorias see läheb? No mis iganes siin on, ütleme, kuidas on treenid läinud, on ja mida oleks võinud paremini teha, on ja mis talle oleks vaja, ütleme, teistmoodi teha või noh.
kui palju sul tuleb tegeleda sellega, et mängijal või siis vanematel saab mis iganes põhjustel võimalused isu otsa, et neid veenda jääma tennisesse? Eks seda on ikka ette tulnud. Otseselt nagu veenma pole vedanud, see on niisugune pikk protsess, kui see asi ära jääbub. Et see ei ole niimoodi päeva peal. Et sa saad aru, et see on juba, et see on nagu jah, et... Aga kui sa tunned selle ära, on seal veel vaja võimalus midagi teha? Üldiselt ega see veenmine väga, laste puhul ütleme, see huvi kõikumine, see on nagu loomulik asi. See ikka tekib need puberteed iga vahepeal ütleme, käib see niimoodi üles-alla. See on okei. Täna ei viitsi trenni minna, homme ei viitsi trenni minna. Kuidagi jah, et täna seal ei viitsi pingutada või see käib asja juurde. Sellel see peab ära kannatama ja see võib mööduda. Aga ei pruugi? Ei pruugi. Kõik on erinevad. Osadele mööda, osadele mitte. Oled sa kellegi tennisest tagasi ka toonud? See, kes on loobunud? Jah. Nagu sa ise näiteks tegid ju 18-aastaselt. Ei, niimoodi pole. Kas seda... Ütleme, paljud on leidnud muidugi tee tagant järgi, ütleme, et lõpetanud ära tennise, ütleme, 15-16, ütleme, 10 aasta pärast tuleb ja tagasi ütleme, et mega. Kes tänastest Eesti tuntud mängitest on sinu alt kasvanud? Ma tean Lotta, Sofia. No ütleme tüdrukutest võib-olla Valeria Korlets, Maria Lotta Kahul. Kardan kedagi ütlemata, see on ka hirmu sama. Sofia, vabandame juba ette ära nende ees, keda ütlemata. Seda vabanda välja. Anett Angelika Koskal. Lapimania. Tunnustan ära, ma tean, ma ükskord lugesin üles neid nimesid, mul peaks olema 14 Eesti meistrit. Ahah, 14? Üksikmängus. Poistes kindlasti, Mattias Siimer, Kristoffer Siimer, Siim Troost, Martin Randpere. See on üks huvitav kujul, ma ei tea, kas Ignas Kruusius oled sa kuulnud? Kusjuures ei ole. Aga kui mängija läheb sinu alt ära, jääd sa teda jälgima, käid sa tema võistlustel, vaatad tema mängu edasi? Eks ma ikka niimoodi jälgin neid tulemusi ja kuidas läheb. Paljud võistlused juhtivad ka, eks? Adriana Roots. Ja. Otsene ma unustan, jah. Selles ma oleks... Kui palju Eesti lastetreenerid ajavad ühist Eesti asja ja kui palju nad ikkagi on konkurendid? Või kas on? Ma arvan, et ka suures plaanis ajavad ühist asja. Peate te omavahel arutelusid meetodite üle, laste üle, võrdlete oma lapsi? Vanasti rohkem. Miks? Vanasti, miks nüüd see soikund? Ma ei tea, võib-olla siis olime lihtsalt nooremad. Oli aega rohkem. Et elutempo? Elutempo ja lihtsalt nagu jah. Eks need jutud on suures plaanis kogu aeg üks ja sama. Vahet pole. On see praegust 10 aastat tagasi. Ongi nii? Jah. Tennis ei muutu? Kindlasti muutub, aga ütleme, põhimõtted jääd ikka samaks suures plaanis. Aga muutustest rääkides, kuidas sa ise ajaga kaasas käid? Sa mõtled treeningprotsessis? Jah, treeningprotsessis, jah. Eks ma proovi rohkem. Kus see info tuleb? Eks ma ütleme, käin päris palju, ütleme, välisvõistlustel. Et suhtlen teiste treeneritega, näen, mida teised treenerid teevad. Oma silma kuningas. Vahepeal loed seal nagu materjali juurde. Oled sa kokku lugenud ka, mitu reisi aastast tuleb? Ei ole, see on jälle periooditi, nii sõltub. Kui on head, mingi periood oli mul, ütleme, 6 kuud olin aastas ära. Kui palju treener peab tegelema raha küsimisega? Otsida nagu sponsoreid ja selles suhtes. Just, jah. Tahaks minna Soome võistlema, aga vanemad lihtsalt ütlevad, et sorry, ei ole vahendeid. Ega see suuresti vanemate rahakoti peal algab, eks? Ja. Aga kas treener saab siin tulla appi? Ikka saab. Oled sa endiselt Eesti Tenniseliidus tüdrukud U14 koondise eestvedamisel? Ei ole, jah. Aga see periood oli? See periood oli mul, jah. Mis see... See kestis, see oli mingi aastakas. Mis see periood tähendas? Mis see valdkond siis, vastusvaldkond siis oli? Ei oligi, mul oli Katriin Saar, Sofia Tšeklistova ja ma pidin lihtsalt
hoidma silma peal, ütleme, enam-vähem selles vanuses tüdrukutele, keda sinna punti kaasata või... Kas see nii-öelda tugev, ühtlane punt ongi võtmesõna, kuidas sellises vanuses võib areneda? Või pigem mitte areneda? Minu arvates küll, et võiks olla nagu ideaalis. Kas meil on Eestis sellega veel probleeme või leiab sellised punte? Jääb väheks? Jääb väheks. Jääb väheks? Jah, et Tartus on korralik punt. Nüüd ütleme, siin Tallinkis on Kuirend, ütleme, päris korralik võistleda punt. No Martin Karis võttis ka mõned auhinnad sealt lõpetamisega kaasa. No tere, Usta tennisakadeemia, seal on ka päris korralik võistleda punt. Aga ühel hetkel mingis pundist jääb väheks, mis siis teha? Kas kutsuda põhjanaabrid appi, lõunanaabrid appi, midagi saab sellega mida ette? Jõududa, ütleme, võimaluse korral me oleme teinud, ütleme, käinud, ütleme, soomlastega, ütleme, laagrites, nemad on käinud siin meil külas ja aga jah, teatud vanuses, ütleme, on see päris raske, et siis peab juba hakkama otsima neid sparre ja maksma sparridele raha, et keegi vastu lööks ja Kas Kaia Nett on ikkagi Eestist kasvanud, Eestis saanud tugevaks mängijaks, aga nüüd kipub see tippu jõudmine pigem liikuma sinna akadeemiate poole, et kuivõrd sina julgustaksid inimesi proovima akadeemiat või ikkagi pusima siin Eestis, et ka Eestis on võimalik? Kas see maailm liigub sinna poole? Akadeemiate poole. Seal omad plussid ja miinused, see on jälle, kuidas kellele mingi asi sobib. Ma olen ka, ütleme, olnud paar kuud, elasin Hispaanias, Valencia lähedal akadeemias. Valencia väga ilus linn. On, jah, et vaatasin seda hommikust õhtul, kuidas seal kõike trenne tehakse ja asju. Kuu aega? 2 kuud olin. Kas sul oli seal mingi mängija? Mul oli ühe õpilasega olin koos seal. Mis aastal? Hiljuti või pigem? See on ka pigem mingi 9 aastat tagasi ja midagi sellist. No, siis... Seal on oma pluss ja miinused, nagu ikka. Aga mis on miinus? Ma saan, et pluss on kõik see taristu, tugevad mängijad. Jah, et ütleme, pluss on see, et ütleme. Aga miinus? Kodust eemal? Ütleme, minu kogemus akadeemiatest on nii, et kui sind kutsutakse sinna, et tule tee treeni tasuta, et siis mine. Et kui sa pead raha maksma, siis pigem ei, siis on nagu niisugune kolhoosi värk, pigem. Et siis sinusse ei suhtuta nii nagu nendesse teistesse? Jah, et siis on pigem niisugune, et nüüd lähme kõik koos, hüppame hüppenööre, siis lähme kõik koos, jookseme neid sporte, siis tõstame kangi, siis lähme krossi, et seal niisugust nagu, et temal oleks vaja arendada seda poolt, temal seda poolt, niisugust nagu sellist nagu lähenemist pole. Aga kas sellel, kes tuleb tasuliseks mängijaks oma raha eest tasu, on võimalik seal kohapeal olles saada ka selleks nii-öelda stipendiaadiks? Ma arvan küll, kui ta hakkab tulemusi näitama. Tegelikult on kõik ikkagi inimese enda teha, eks? Absoluutselt, jah. Hakkaks nüüd kuidagi seda meie juttu siin pakendama, kokku tõmbama. Mis su ma ei tea, selle aasta, võtame järgmise aasta, teed sa mingi plaan, on sul mingid eesmärgid või päev-päevalt vaatad, mida sa peales paremini teha? Isiklikud eesmärgid? Sa mõtled... Mida sa ootad järgmisest hooajast? Arengut. Oma mängijate? Oma mängijate, enda suhtes. Kuidas sa enda arengut mõõdad? See on mõõdetamatu asi. No saame su laste tulemusi vaadata ja lõpuks paberi lüüa, et kuule, et sul oli eelmine aasta 2 Eesti meistrit, nüüd pole ühtegi, et kas see ei tähenda automaatselt, et sa nüüd arengus tagasi oled? No see ei tähenda, see ütleme, et treeneri töös on päris palju õnne ka vaja. Et eks ma ise ütleme, tunnen, kui palju ma panustan sinna töösse, ütleme just nagu mitte reaalselt, et ma seisan seal väljaku peal, vaid palju ma mõtetega panustan sinna töösse. Et palju ma tõesti nagu mõtlen kaasa või tahaks nagu asju paremaks muuta või... Ja palju tagasi tuleb nii-öelda emotsiooni ja tulemus? Et ütleme ikkagi lõpuks ikkagi kui nii palju seda, ütleme, ise eluaeg tennist mänginud, treener on päris kaua, et see nagu see lõpuks ikkagi tekib see rutiinne, et kuidagi asjad enda jaoks huvitavaks teha, laste jaoks huvitavaks teha, et
seda ma oskan ise nagu, ma oskan seda seletada sulle. Ma ise tunnen seda, palju ma sinna panustan. Aga tunned sa, et see auhind nüüd annab selles mõttes motivatsiooni juurde? Tunned sa, tunned sa vastutust selle auhinna suhtes? Sa pead et ma nüüd järgmine aasta... Et siin vaadatakse? Võib-olla tuuakse lapsi tänu sellele auhinnale rohkem sulle? No kui sa niimoodi serveerid seda, siis küll, Sa pole nii mõeldudki? Ei ole mõeldud, jah. Et elu on pärast seda auhinda lihtsalt oma rada pidi edasi läinud, omas tempos. Ja. Aga on sinul üldse, ma ei tea, tennises puhkust ei ole, aga on sul perioode, kus sa saad aja maha võtta tennise kõrval lükata? Eks ma ikka nagu proovin, ütleme. On see vajalik? Absoluutselt. Et liiga palju ühte asja ei ole ka hea. Et kuidagi peab elu bilansis tasakaalus hoidma. Oled sa enda jaoks sõnastanud selle, et tol hetkel, kui läheb nii, siis ma astun maha tennise karussellist? Ei, niimoodi ma pole. Ma loodan, et sa seda nii päe ei tee. Ei, ma usun, et ma ei tee. See on niisugune lihtsalt, jah, meil on nii head töökeskkond siin näiteks Tallinkis, et kui keegi tunneb, et tõesti vajab pausi. Kas 2-3 päeva, see on juba suur asi. Lihtsalt võtad aja maha, et rahulikult jalutad metsas ringi ja et siis seal teised sind asendavad, et alati saame niimoodi üksteist aidata. Kuidas sa laadid maha ennast? Mul meeldib hästi palju, ütleme, liikuda, jalutada, jalgrattaga sõita. Meeldib lugeda, muusikat kuulata, sporti vaadata. Loed spordiraamatuid või krimkasid? Või... Mul käib periooditi see. On periood, kus mul on hästi palju elulugusid, küll erinevates valdkondades. Tennisistide elulood läbi loetud? Kuna ma aitasin tõlkida 2 raamatut. Mis need olid? Andra Kassi ja Rafael Nadali oma. No, Kassi raamat on ju legendaarne. See on super raamat. See oleks parimaid spordiraamatud üldse. Üldse soovitaks mitte ainult sportlastele, vaid üldse elus igale valdkonna inimesed seda raamatut lugeda. Ja. Aitäh. Elulugus ma meeldib lugeda muusikutest, kõikidest. Palju tennist vaatad? Väga vähe. Telekast? Vähe. Aga oled tulemuste kursis? Seda küll, jah. Anett jõudis täna teise ringi... No ja, selles mõttes küll ma olen kursis, et meil on väga hästi hasartne selskond siin. Me meeldib siin omal kihla vedada ja see on huvitav vaadata. Oli Tallinna Openil ka midagi vahel? Oli. Võitsin Alo Essalu käest. Aha. Mina isiklikult, ma võin öelda, ma ei ütle nimesid, aga ma olin kõrval ühel kihlveol. See kihlveo sõlmiti seal samas Fooruse spordikeskuses 2 tuntud tennisetegelase vahel. Kihlveed oli siis see, et üks ütles, et nad kohtuvad poolfinaalis, teine ütles, et ei kohtu. No tõenäosus tegelikult, olgem ausad, oli ju suurem, et ei kohtu. Kui sa nüüd tõenäosusteooriaga võtad. Aga see inimene läks sealt oma auhinnaga siis ütleme nii, et koju, kes selle kihlveo võitis. Kui tähtis see nüüd Eesti tennisele ikkagi oleks, et sellest sünniks traditsioon, mis siin oktoobrikuust lõppes? Väga tähtis. Et need lapsed ju käisid sinul ka. Muidugi, see on kõik seal, ütleme... Kas lapsed said mingi soodustust? Minu teada, ütleme, kuni poolfinaalini need said tasuta käia. Seal tuli vist sama päev hommikul tuli, et ütleme meil... Väga kõvad mängud kuni poolfinaalini. Meil, et need 150 last saavad tulla tasuta vaatama. Midagi nõukast oli. Kas need 150 kohta täitusid kiirelt? Ja. Ja poolfinaali on need sees? Ei, poolfinaali olnud. Okay. Enne poolfinaali. No enne seda võis ka Kaiet. Ei, muidugi, seal mänge, mida vaadata oli hästi palju. Alguse pihta Kanepi, Ostapenko. No ei, see oli supermängud. Aga ma loodan, et teie tennisetreeneritena siis ikkagi, ma ei tea, pushite neid, kes siin paar tuba edasi elavad, seda asja edasi vedama. Absoluutselt. Ja ma loodan, et lapsi tuleb Eesti tennisesse veel rohkem, kui praegu on. Ja ma loodan, et me ajame kõik selle tennise asja samamoodi edasi. Ma loodan ka. Aitäh kõigile kuulamast ja palju edu sulle aasta lõpus ja loomulikult kui saluuti lastakse kena uut aastat sullegi. Aitäh, sulle ka. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.